Teine punkt ja viimane punkt ja tagasi tee poole, kusjuures siin oli vahepeal delfiine näha üllatavalt. Oh, fuck. Jälle punktis. Tauno Ratas peab hea õnne peal. Püsib veel koos hetkel. Põhimõtteliselt katkine jupp. Topiti jupid kokku tagasi ja loodame, et peab natuke. Ilm on natuke jahedamaks läinud. Mis on tore. Ilus ämblik. Oi. Ma lootsin, et meil on oluliselt vähem jäänud. Sinna backrafti algusesse. Ma ei tea, kas me läksime valesti või mis seal täpselt juhtus. Aga igastahes me oleme kuskil, ma ei tea, varsti mingi tund aega vist otse ragistanud igalt poolt. Naudime hommikut. Päike on tõusnud. Poisid juba tulevad täna. Tegemist on teise hommikuga. 80 kilomeetrine backrafti etapp. Me ei saanud algul rada kätte. Loomasime mööda mingisugust puid täis kraavi, kui jõudsime ikkagi lõpuks päris jõeni. Aga nüüd me oleme ühe suure järve peal. Sõidame siin puude vahelt läbi. Jätkame äkki kunagi pärast lõunaks vahetusalas. Kulju. Väike pikk kisand. Nii, väike otse läbi džungli minek siis. Lähme natuke allapoole. Ja nüüd on see väike džungli läbimine siin trekil. Väike jupp ainult, 400 meetrit. Tundub, et läheb üsna kiirelt. Läbitavus on hea. I think that we might be even better in the water. Although, yeah, we can't see below, so we have to be careful. Why do you think it's better in the water? I don't know. Because there might be some trees and thorns and stuff. Noh, värskendav iseenesest. Ma siis lähen kohe seest. Ämblik! See on kõige
aga see on ju ka lagunev maja. ma siin nagu ei julge joostagi. Vasak tuleb. Kristjanile siis, et mis meie ratastega juhtus, kui ta neid jälle aitab meil üle vaadata. Oleks võinud uskuda, et see Brasiilia võib nii kaunis olla. Meil oli siis väike ujumisetapp. Sauna veel tuleb paika. Veel teine raund. See oli natuke pikem. Aga õnneks on soe. Ega vesi on soe. Nii et tegelikult pole vigagi. Meie viimane punkt. Edasi veel viimase tee aasta ja finiši poole.